Selline olukord avanes Kunda päästekomando meestele eile hilisuhtul, kui kustutama sõideti Lääne-Virumaal Roelas süttinud kortermaja. Tegemist oli päästjate jaoks taas väga keerulise olukorraga, sest hoonest tuli ka evakueerida inimesi. Praegu on menetleja sündmuskohal. 4 inimest viidi väikse vingumürgituse haiglasse ja 1 kahjuks hukkus. Tulekahju põhjust veel ei oska öelda ja hävis siis 1 osa sellisest 2-kordsest viilkatusega kortermajast, mis siis meie meeskonna saabudes juba lahtise leegiga põles. Roela kuulub Vinni vallavalitsuse haldusalasse ja loomulikult on vallakohus sealseid inimesi aidata. Täna oleme kõigiga suhelnud, kõik on kenasti oma lähedaste ja sugulaste juures Roelas keskküttega korterites. Kontakt on olnud nendega, oleme rääkinud, omavahel on kokkulepe nõnda, et laseme inimestel paar päeva šokist taastuda ja uue nädala alguses võtame siis nendega uuesti ühenduse ja räägime, et siis millised on inimestel need mõtted, mis siis nagu plaanid on ja siis vaatame, et kas siin on pakutud ka, et kõiksuguse annetusi juba on küla pealt, inimesed on juba valmis annetama. Samuti tuleb vallal selgusele jõuda, milline on hoone seisukord. Kohe selle maja otsa jääb veel teinegi eluhoone, mis õnnestus säilitada. Taastamine on päris kulukas, aga me räägime nende kõik peredega läbi, et kuidas nendel omal tunnetus on, et kas ja mismoodi aidata saame neid. Kui hästi need pered kindlustatud on või on tegemist sellise nagu rohkem sotsiaalabi vajavate inimestega? Pigem kaldub ikka sinna poole, et neil on ikka aeg-ajalt tuge vaja. Ja see inimene, kes kahjuks hukka sai, see oli ka? Tema oli ka ilma lähedasteta. Õnnetusele reageerisid esimesena Rakvere päästjad. Kahjuks on nii, et Roela enda vabatahtlike päästemeeskond ei olnud sellel õhtul mehitatud. Sellel aastal on juba tules hukkunud 3 inimest ja kõik siis Lääne- või Ida-Virumaal. 2 viimase aja õnnetuse puhul võivad päästjad välja tuua analoogse põhjuse. Kui sul on kodus juhtunud mingi tulekahju õnnetus, siis kui te väljute oma ruumist, siis kindlasti uks sulguda, naabritele märku anda, ehk sellel korral paraku jäi uks lahti. Täpselt samasuguse olukorraga õnnetus leidis aset Sääsel Tammsalu juures eelmise aasta jõululaupäeval. Kui me uksed kinni paneme, siis tuli ise põletab hapniku ära ja kui on hermeetiline ruum, siis tuli võib ka ise täiesti ära kustuda. Kui me ukse lahti jätame, siis hapniku pealevool intensiivistub, kuumus tekib lae alla, tekivad ise pöörised ja veab selle tule väga intensiivselt põlema. Selliste külmadega on päästetöös samuti väga keeruline. Praegugi meestel voolikud sulavad alles siin osaliselt jääs, ehk vesi peab kogu aeg nirisema, üks asi koheselt ei saa vett kätte, raiume ju jäässe avaused, et me saaksime kuskil veevõtukohast vee kätte, et keeruline, mehed külmuvad, õnneks oli seal lähedal meil Roela vabatahtlik komando, kus me saime siis uksed avada inimesed sinna ja mehed said vahetustega käia sooja teed vahepeal juua, sest temperatuuri mõistes oli ju tegelikult 9 kraadi külma, aga väga lõikav tuul oli, mis lõpuks riided märjad, mehed higistavad ja hakkab lõpuks ikkagi külm, et vahepeal on vaja kuivad riided selga panna. Külmad ilmad jätkuvad ja endiselt on aktuaalne võimalik ülekütmine. Päästjad tuletavad meelde ka suitsuandurite kohustust ja nende töökindluse kontrolli.